Tervist! Ma olen une kasulikkusest ja füüsilise aktiivsuse positiivsest mõjust une kvaliteedile rääkinud paljudes oma videotes ja ma viskan mõned lingid ka pildikasti alla, kui sa tahad ennast selles vallas harida. Aga täna ma räägin teadustööst, kus vaadeldi, millist tüüpi füüsiline aktiivsus aitab kõige paremini unetuse vastu. Ja ma ütlen kohe ära, et see vastus sellele küsimusele võib paljusid üllatada. Uuring on siin ja tegemist on varasemate juhuvallimil põhinevate teadustööde metaanalüüsiga ehk siis teadusuuringute tipuga, millesse kaasati 25 varasemat teadustööd, mis hõlmasid kokku 2170 inimest, kel vanust 60 aastat või enam ja kellel, mis on tähtis, oli diagnoositud unetus. Analüüsis võrreldi, kuidas mõjus eakatele unetutele võrrelduna sellega, kui nad ei tegelenud oma unetuse probleemiga teadlikult üldse, aeroobne treening, nagu näiteks rattasõit, tantsimine, sörkimine, jooksmine ja ujumine, lihastreening, peamiselt siis jõutreening jõusaalis, mille käigus kasutatakse vabasid raskuseid ja jõumasinaid, tasakaalu arendav treening, liiges liikuvust arendav või muu venitustreening ning kombineeritud treening, kus eakad unetud tegid erinevate juba mainitud treeningute kombinatsioone või siis harrastasid selliseid raskesti määratletavaid füüsilise aktiivsuse vorme nagu tai chi, jooga või pilates. Lisaks kaasati ühe mõjurina uneharidus või unenõustamine, mille puhul autorid tunnistavad küll ka ise, et tegemist on väga raskesti määratletava tegevusega, aga meie jaoks on oluline tähele panna, et unenõustamisega ei kaasnenud mingisugust füüsilist treeningut, vaid see oli siis pigem selline suuline selgitus, miks on unehügieen oluline ja kuidas seda võiks lihtsate ja erinevate meetoditega parandada. Erinevate sekkumiste mõju hinnati unetusuuringutes laialt kasutatava Pittsburghi unekvaliteedi indeksiga, mis on selline enesehinnanguline küsimustik, mida unetud täidavad ise ja see mõõdab unekvaliteeti viimase 1 kuu jooksul. Nagu ikka sellise uuringu puhul saab tulemusi jaotada alagruppidesse ja tuua välja erineval moel, aga mina panin tulemused ise kõige arusaadavamal kujul kokku ja need on näha siin. Ehk siis enim vähendas uuritutel unetust lihastreening, millele järgnes unenõustamine ja aeroobne treening ning viimasena kombineeritud treening. Kui sind huvitab efekti suurus numbrina, siis see on välja toodud siin ja nagu näha on lihastreeningu positiivne mõju tegelikult teistest sekkumistest oluliselt suurem. Ja kui sulle näiteks meeldivad isegi veel protsendid, siis ma võin välja tuua, et lihastreening oli unetuse vastu võitlemisel unenõustamisest tõhusam 24,19% ja aeroobsest treeningust tõhusam koguni 52,93%. Ütleme nii, et tegemist oli ilmselgelt seljavõiduga. Uurijad toovad selle leiuga konkreetselt ühe lausena uuringu kokkuvõttes välja, märkides, et une kvaliteedi tõstmiseks ei ole parim füüsiline vorm, aktiivsuse vorm siis mitte aeroobne treening, vaid hoopis lihastreening. Antud uuringu suurimaks piiranguks on minu hinnangul see, et seal osalesid inimesed vanuses 60+. Ehk siis meil on põhjust küsida, kas see leid laieneb ka noorematele inimestele. Vaata, ma lappasin nüüd natukene varasemaid antud vallas tehtud sama heal tasemel metaanalüüse, näiteks seda. Ja kui leiud kokku lüüa, siis on tegelikult selgelt näha, et sama mõju ilmneb ka näiteks keskealiste inimeste puhul. Erinevad uuringud annavad tulemuste kõikumist natukene siia ja natukene sinna, aga lihastreeningu läbivalt väga tugev mõju unetuse vähendamiseks kerkib nendest kõikidest ikkagi esile. Aga miks siis üldse on tarvis unetuse vastu võidelda ja saavutada olukord, kus une kvaliteet on kõrge?
Eks ikka sellepärast, et unetus on seotud depressiooni ja ärevushäirete suurenemise, töövõime ja elukvaliteedi languse, vaimse võimekuse languse, südamehaiguste riski tõusuga, suurema õnnetuste tõenäosusega ja veel paljude hädadega. Nii et mis ma oskan selle peale öelda? Jõusaalis näeme!